Hakka kvaliteedinopete videotes anname nõu kvaliteetse õppekava loomiseks. Teises videos vaatame, mis on õpiväljundid, miks on õpiväljundid olulised, kuidas koostada õppimist toetavaid ja hinnatavaid õpiväljundeid. Õpiväljund on õppimise tulemusel omandatava teadmine, oskus või hoiak, mille saavutamist on võimalik tõendada ja hinnata. Täienduskoolituse standardis on kirjas, et täienduskoolituse õppekava koostatakse õpiväljundipõhiselt. Õpiväljundid peavad olema kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel, see tähendab, et kõik õppijad peavad need õpiväljundid saavutama. Täienduskoolituse õpiväljundid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi. Miks on õpiväljundid olulised? Oskuslikult sõnastatud õpiväljundid on kasulikud nii õppijale, koolitajale kui koolituse tellijale. Õpiväljundid annavad õppijale ja koolituse tellijale selguse, mida koolitusel õppida saab. Koolitajat aitavad õpiväljundid õppekava ja õppeprotsessi disainimisel. Õpiväljundite sisu põhjal saab otsustada, mida õpetada ehk õppesisu, kuidas õpetada ehk õppemeetodid, kui kaua õpetada ehk õppemaht, kuidas hinnata ehk hindamise meetodid ja kriteeriumid, kuidas koostada õppimist toetavaid ja hinnatavaid õpiväljundeid. Õpiväljundi sõnastamisel soovitame kasutada lihtsat valemit. Õpiväljund võrdub mida ja kuidas. See tähendab, et õpiväljund kirjeldab seda, mida õppija õpib ja kuidas ta seda teeb. Mõtle, kas sinu koolituse sisu, õpetamise meetodid ja hindamine on omavahel seotud ja toetavad õppijaid õpiväljundite saavutamisel. Jälgi, et õpe toetab kõikide õpiväljundite omandamist ja hindamise meetodid võimaldavad ka kõiki väljundeid hinnata. Kui koolituse lõpus saab õppija tunnistuse, siis tuleb hinnata iga õpiväljundi saavutamist. Näiteks, kui sinu koostatud õpiväljundid keskenduvad praktiliste oskuste omandamisele, siis tuleb õpe üles ehitada nii, et õppija saab kogemuse selle oskuse omandamisest ning hindamisel võimaluse omandatus oskust näidata. Kuidas olla kindel, et õpiväljundid on arusaadavalt sõnastatud? Tee koostööd õppijatega. Tutvusta neile õpiväljundeid ja palu neil oma sõnadega selgitada, milliseid teadmisi, oskusi või hoiakuid saab nende meelest koolituse lõpuks omandada. Hakka eksperdid on hinnanud paljude täienduskoolituste õppekavade õpiväljundeid. Nende soovitused on: sõnasta õpiväljundid lühidalt, konkreetselt ja selgesõnaliselt. Pikad kolmerealised põimlaused ei aita mõista, mis on fookuses ja oodatav koolituse tulemus. Õpiväljundiga ütle, mis on õppimise tulemus. See tähendab, millised teadmised, oskused, hoiakud õppija omandab. Ei tasu kirjeldada õppimise protsessi. Õpiväljundisse kirjuta ainult neid teadmisi, oskusi, hoiakuid, mida õppija saab koolituse jooksul omandada ja mida on võimalik hinnata. Loodame, et said sellest videost häid mõtteid. Kui vajad abi täienduskoolituse õppekava koostamisel, vaata meie teisi videoid ja uuri lisa selle video kirjeldusest.